Kuulake vennad, ma just vaatasin siin ühe palve tunnistust, ühe tulise palve oma, teate küll. Ja ta ei teadnud, mis tema ümber vaimses maailmas toimub ja ime juhtus. See avaldas mulle tõesti muljet, ma isegi ei räägi üksikasju, sest ma tahan, et sa ise vaataksid. See video levib praegu Facebookis, Instagramis ja kui sa tead mõnest veel, jäta siia kommentaaridesse. Mulle väga meeldib neid tunnistusi vaadata ja isegi nende üle arutleda. Kui ma seda tunnistust vaatasin, vennad, ma meenutasin üht suurt kogemust, mis mul oli Jumalaga palju aastaid tagasi. Ma elasin Franca linnas San Paulos isemaal ja mul oli väga suur nälg ja janu Jumala järele, tead. Ja täna ma isegi küsin endalt, Jumal, miks inimestel pole enam selliseid kogemusi nagu vanasti? Vennad, vastus on siin vaata, sest inimesed on kaotanud nälja, kaotanud janu taevaste asjade järele, saad aru? Kui selle maa asjad toidavad meid, täidavad meid, hajutavad meie tähelepanu, me kaotame soovi vaimsete asjade järele. Me nägime selle neiu Samaaria naise näidet. Tal oli janu. Saad aru? Ja Jeesus ütles, vaata, ma tean, et sul on tegelikult hinges janu ja seda janu saan ainult mina täita. Kui ma annan sulle seda vett, mis mul on, mis olen mina ise, sa ei tunne enam kunagi janu. Nii et vennad, me peame janunema vaimsete asjade järele ja tunnistused aitavad meid väga tekitada meis seda igatsust kogeda midagi üleloomulikku. Ja siis vennad, ma olin seal Francas ja mul oli sõber, kellega ma alati koos palvetasime, eks. Ja ma ei hakka siin detaile rääkima, et teda mitte paljastada ega avalikustada, aga me palvetasime päris palju, tead. Ja siis oli üks õhtu, kui ma otsustasin rentida 2 DVD-d. Tol ajal vaatasime palju jutlustega DVD-sid ja ma rentisin 2 DVD-d ühest väikesest evangeelsest poest, mis oli seal linnakeskuses. Ja ma rentisin Michael W. Smithi DVD, kes on laulja. Laulja on väga Jumala poolt kasutatud. Ma olen tema teenistuses suur austaja. See on õnnistus. Tal on palju võidmist. Ja teine DVD, mille ma laenasin, oli ühe jutlustaja DVD Gideosi kongressilt. Mäletad Gideosi? Väga tuntud, eks? Ja ma mõtlesin, et kõigepealt vaatame jutlust, kutsusin selle sõbra endaga koos vaatama, siis kuulame Michael W. Smithi ülistuslaule ja pärast teeme palvevalve. Me tahtsime näha vägevat Jumala väge. Me tahtsime tunda Jumala auilgusteks. Nii et, mis juhtus? Me panime selle mehe Gideonsi kongressil peetud jutluse mängima. Kui ta jutlustama hakkas, venna ja siis läks suureks müraks, eks. Ja see mees keerutas ja lõi kantslit ning andis kogudusele sõnumi. Aga vennad, mulle hakkas see natuke imelik tunduma. Ma hakkasin mõtlema, et see mees mulle tundub, et ta on lihalik. Teda ei kasuta Jumal. Ma ei hakka ka selle jutlustaja nime mainima, aga ta oli väga edukas, väga tuntud. Sellepärast ma tema DVD rentisingi. Sest tol ajal Jumal kasutas teda väidetavalt väga palju, nii inimesed ütlesid. Ma tean ainult seda, et just sellel konkreetsel Gideonite kongressil oli ta väga elevil ja inimesed ei keskendunudki eriti sõnumile, eks. Nad olid lihtsalt selles vaimses liikumises. Aga vennad, see hakkas mind väga häirima ja ma mõtlesin, et see mees ei ole vaimus, ta on lihas, ta tegutseb omal käel, see ei ole Jumal, kes tema kaudu räägib. Ja siis oli hetki, kus ta kummardas peakantslil ja tegi niimoodi, nagu ta justkui saaks Jumalalt sõnumi. Saad aru? Ja tol hetkel ma mõtlesin, et see mees ei tea, mida ta rääkima hakkab. Kuidas ta seda Jumala teenistust juhib? Sest ta tegutseb omal jõul. Kokkuvõttes vennad, tundsin end väga ebamugavalt ja rääkisin sellest oma sõbrale ning ütlesin, kuule, vabanda, aga ma ei tunne Jumala kohalolu. See siin on minu jaoks lihalik. Ta patustab, teeb asju, mida Jumal pole käskinud teha, räägib seda, mida Jumal pole käskinud rääkida. Ja siis mu sõber ütles, kuule mees, kas sa usud, et ma tunnen täpselt sama asja? Ma tunnen ka, see tüüp on imelik, ta ei tegutse püha vaimu juhtimisel. Ja siis otsustasime selle DVD välja võtta ja panime sisse Michael W. Smithi DVD. Vennad, erinevalt sellest jumalateenistusest, mis oli täis liikumisteks, keera ühele poole, keera teisele poole. Michael W. Smithi DVD-l istus ta klahvpilli taha ja oli niimoodi silmad kinni, mõnikord ta ei öelnudki midagi. Ta ei laulnudki korralikult, rahvas laulis. Vennad, ma hakkasin seda kuulama, seda lihtsust. See puhtus, pisarad hakkasid voolama. Ka minu sõpra puudutas püha vaim väga tugevalt ja me hakkasime mõistma, et Jumalale ei ole vaja appi tulla, tead. Jumal ei vaja seda.
ja siis vennad meid puudutati seal väga sügavalt ja Jumala kohalolu täitis ruumi ja loomulikult hakkasime palvetama, polnudki vaja öelda, et nüüd on palveaeg. Ei, me lihtsalt hakkasime seal toas palvetama ja Jumala kohalolu täitis selle toa. Ja lõpuks me ei suutnud enam paigal püsida, vennad. Kas sul on olnud selline kogemus, et sa palvetad ja ei suuda enam ühes kohas paigal olla, eks? Ja siis ma ütlesin talle, kuule, lähme autoga sõitma, sina juhid ja mina palvetan. Sina palvetad ja lähme palvetame linna eest. Sirutame käed välja hoonete, äride poole. Me palvetame majade eest ja nii me läksimegi. Vennad, Jumala auilgus. See oli selles autos nii tugev. See oli üks väheseid kogemusi, kus ma ei mahtunud justkui enam enda sisse selles selles autos. Ja me hakkasime nende kohtade eest palvetama. Palvetasime ja palvetasime. Ja siis me palvetasime mööduvate inimeste eest ja tuli aina kasvas. Ja ma mõtlesin, et midagi juhtub täna siin, ma mõtlesin nii, tead. Ja ma palvetasin keeltes ja Piibel ütleb, et kui sa palvetad keeltes, siis sa räägid Jumalaga. Sinu mõistus jääb viljatuks. Aga sa räägid otse Jumalaga, eks? Ja oma mõtetes ma lihtsalt mõtlesin nii, et täna juhtub midagi. Ma ei tea, mis see on, aga ma ei saanud aru, mis see oli, sest ma ei tõlgendanud ka keeli. Ja siis venna järsku see noormees, kes oli minuga, eks, ta peatas kaubiku ja läks rääkima ühe neiuga, kes oli nurgal. Saad aru, ja ta hakkas seda neidu evangeliseerima ning rääkis talle Jumalast. Ja mina jäin sinna, vaatasin neid kahte taha vaatapeeglist ja lihtsalt, vennad, ma ei suutnud lõpetada palvetamist. Ma ei oska seletada, aga tuli läks aina suuremaks. Ja ma mõtlesin, ma pean sellest kastiautost välja tulema. Ma pean välja minema, sest ma tahan põlvili laskuda. Ja see oli see, mis mulle pähe tuli, aga samal ajal mõtlesin, et tänava liigub ikka veel inimesi ja mida nad sellest arvavad. Ja veel, ma ei kavatse kaotada, ma ei tohi kaotada keskendumist. Jumal teeb täna siin midagi suurt. Ja siis äkki hakkas see noormees seda neidu kallistama. Ja siis ma märkasin, et ta nuttis. See oli nii võimas, vennad, et me ei suutnud ennast eriti kontrollida. Kokkuvõttes, mis juhtus? Mul ei olnud julgust kastiautost välja tulla, mul ei olnud julgust, sest ma mõtlesin, ma kaotan keskendumise ja see segab, inimesed ei saa midagi aru, ma jään parem siia sisse. Aga mu südavennad põksus soovist põlvitada. Ma isegi mõtlesin kastiautost põlvitada, aga sinna ei mahtunud, ei saanud. Ja siis järsku ta tuli tagasi, astus kastiautosse, vaatas mulle lihtsalt niimoodi otsa, pisarad olid juba voolanud, ta oli niimoodi šokis, silmad pärani ja me läksime minema. Vennad, ta jättis mu koju ja see oli nädala alguses, kui reede kätte jõudis. Igal reedel oli selles Jumala koguduses palvevalve, kus mu sõber käis ja siis ma läksin sinna palvevalvele reedel. Ja siiani polnud ma aru saanud, mis tol ööl juhtus. Kui reede kätte jõudis, see mu sõber, ta palus võimalust, et jagada oma tunnistust. Ja ma mõtlesin, et ta räägib sellest, mis meiega seal juhtus, eks, esmaspäeval. Ja siis, mis juhtus, ta hakkas tunnistust jagama ja ütles, vennad, vaadake, mina ja Juninho, ta kutsub mind Juninhoks, mina ja Juninho, meil oli selle nädala alguses üleloomulik kogemus ja ma olen siia nimestunud selle üle, mis juhtus. Ma ei tea veel kõige selle sügavust, aga ühte asja ma tean. Vennad, me olime seal, siis ta rääkis kogu selle loo ära, tead. Ja ta rääkis, et me läksime DVD-d vaatama, siis hakkasime tänavatel ja majade eest palvetama ja siis ta nägi üht neidu, eks. Ja see neiu oli prostituut ja ta ütles, et püha vaim pani tema südame selle noore naise vastu armastusest põlema, sest ta rääkis, et ta oli juba mõnda aega kõrvale kaldunud. Siis ta pani end tema olukorda. Jumala armastus oli nii tugev, et ta läks alla ja hakkas seda neidu evangeliseerima ning hakkas talle jutlustama ja neiu võttis Jeesuse vastu, vennad. Ja neiu võttis Jeesuse vastu ja nii edasi. Ja ta ütles nii, vaata, aga äkki vaata, mida ta ütles. Vennad, vaadake, mul tuleb isegi kananahk ihule. Ta ütles, aga äkki mina ja neiu, me vaatasime ja nägime, kuidas Juninho tuli kastikast välja. Vaadake seda, vennad. Ta tuli kastikast välja, ta põlvitas maa, aga just siis, kui ta põlvitas, tuli valgus. Me ei oska siiani aru saada, mis juhtus ja see valgus laskus tema peale, vennad. Sel hetkel mina. Ma mõtlesin nii, kuulge rahu, midagi on siin valesti, sest ma ei tulnud kastiautost välja ja ma olen kindel, vennad, ma annan siin oma sõna, ma ei tulnud tol päeval kastiautost välja. Aga
Tema koos selle neiuga, nad nägid, ta ütles, et nägi ja ta nägi valgust, kui ma seal alla tulin, kui ma olin seal põlvili kasti auto kõrval. Siis ma ütlesin kohe, kuule, pea kinni, las ma räägin oma versiooni. Ja ma rääkisin oma versiooni, vennad, ja seal me ülistasime Jumalat nii väga. Seal me tõstsime palvehüüde, me hakkasime palvetama. Tuli laskus kirikusse, palvevalvel oli vähe inimesi, aga vennad, vaadake, see kogemus jättis mulle väga sügava jälje, sest ma ei oska seletada, mis juhtus. Ära palun küsi mult seda. On asju, mis on üleloomulikud ja me teame, piiblis on näiteid, eks, inimestest, kes teleporteeriti. Evangelist Philippuse puhul ta jutlustas ühes piirkonnas ja püha vaim viis ta kõrbe. Keegi ei oska seletada, kuidas see toimib, aga vennad, ma tean ainult ühte asja. Mul oli nii suur soov põlvitada, et ma usun, et mu vaim läks. Ma ei oska seletada, ära küsi mult. Aga see oli üleloomulik kogemus, tead. Ma räägin sulle seda, et sa mõistaksid, et Jumal võib sulle anda kogemusi, usalda issandat. Vaata, rakenda oma usku. Julge uskuda sellesse, millesse keegi enam ei usu, tead. Kõiges oma elus tead. Ma võiksin tunde ja tunde rääkida kogemustest, aga ma pidin tegema otsuseid usu põhjal. Isegi siis, kui keegi midagi ei näinud, kui kõik teised olid juba palvetamise lõpetanud, tahtsin mina veel ja veel palvetada. Ja täna olen ma siin, rääkides sinuga. Üleloomulik on olemas, võimatu ei tähenda Jumala jaoks midagi. Aamen. Pole tähtis, millises olukorras sa oled. Ära kahtle Jumala väes. Au olgu Jumalale. Nii et ma palun sul seda videot siin javada, aga nüüd ma panen selle sulle siia. Nüüd ma lubasin, ma täidan oma lubaduse, see on pastori Deborah video. Ta käis Laidicastis ja ta on õnnistuseks. Vennad, olen sellest tõesti rabatud. See osa tema tunnistusest, mida ta rääkis ja mis läks viraalseks, pöörake väga tähelepanu. Pane tema sõnad oma südamesse tallele. Vaata, mida ta ütleb. Ma läksin ühte kirikusse jutlustama. Seal Chartimis, aga ma enam ei mäleta Pedreira, seal pärast Interlagost. See Auvarengas. Ja mu sõbranna tal tuli pähe sinna maad osta. See oli üks Madureira kogudus, jah. Seal on üks trepp. Ja ta ütles nii, ma tahan selle maa siin ära osta. Ma ütlesin, tüdruk, sa oled hull, ära tule selle jutuga. Aga tema ütles, ma ostan ära. Siis ma ütlesin, olgu. Ja ta läkski ning ostis selle ära. Siis me aitasime tal kõike teha. Ainult, et mul oli sinna minna hirm, sest kõrval oli üks favela. Aga ma käisin seal alati, sest ma kartsin, et ta on seal üksi. Lõpetas mu poeg. Jumal kasutas seda anumat. Jumal kasutab neid instrumente. Mul on sinu jaoks üks töö. Siis ma hakkasin rohkem tema juures käima. Ja seal ma nägin palju inimesi, palju noori, narkootikumide ja narkokaubanduse keskel. Siis ma palusin, et võiksin tema kodus jumalateenistusi pidada. Ta ütles, et olgu, võib teha, vähemalt 2 korda kuus. Ja siis ma tegingi. Ja selle käigus leidsin ma umbes 12 inimest rahu. Ühes kuulutamispunktis. Kuulutamispunktis. Majas ei saanud olla, sest rahvast oli liiga palju. Siis inimesed kogunesid koridori, see oli puidust, hurtsik, kõik oli selline. Ja seal ma hakkasin jutlustama. Siis issand hakkas mulle ütlema, et selle töö kaudu ta toob enda omad, kes olid seal sinna kaasa haaratud. Mu Jumal kuritegevuse keskel. Kuritegevuse keskel. Siis ta hakkas kiinduma ja ta ilmus alati välja. Aga kui ta ilmus, siis ta tuli koos nendega ja mõnega neist. Siis ma sain aru. Ühel päeval tuli ta minu juurde ja ütles, vaata, ta kutsus mind isegi pastoriks. Ta ütles, vaata pastori, ma olen kunagi usklik olnud, tead. Ma ütlesin, milline õnnistus. Aga nüüd ma tahan Jumalast midagi teada, eks ole. Ma ütlesin, see on ka hea. Siis ta ütles, kas sa teadsid, et ma olin presbüter? Ma vastasin, ei, ma olin presbüter, juhtisin kogudust, aga Jumal ütles mulle, et annab mulle naise, et mul saab olema laps. Ja et ma kaotan oma naise. Ja nii juhtuski. Nii et päeval, mil mu naine sünnitas meie lapse, ta suri. Ja mina kui kirikuvanem, ma ei talunud seda, ma kaldusin kõrvale. Ja tulin siia elama, mu poeg on mu ema juures ja mina elan siin selles maailmas. Siis rääkis issanda vaim minuga, see ongi see hing. Mis ma siis pidin tegema? Loobusin kodust, kus ma elasin ja läksin selle sõbrannaga elama. Olime selles Agulis 4 aastat ja 6 kuud. 4,5 aastat. 4 aastat tõesti. Kui see päev saabus, pesin ma pesu, siis tulid tema 2 sõpra ja ütlesid nii. Te ütlete, et teil pole meest, aga teil on küll.
ma ütlesin, pole meest, siis ta ütles, mine tead. Ja kuidas te meile valetasite? Te peate siit lahkuma. Me läheme ära, umbes kella 3 paiku tuleme siia tagasi ja me ei taha teid enam siin näha. Mina ütlesin, Jumal, mis asi see on? jumal. Aga ma läksin majakesse sisse, palvetasin ja jäin sinna. Siis mu sõbranna ütles, mine ära, nad tapavad su, ma ei tea mida veel. Siis ma hakkasin palvetama, ma ütlesin, Jumal, kas sa ei öelnud mu emale, et ükski mees ei võta mu elu? Mehed tulevad siia ja mis siis saab? Mu sõbranna oli meeleheitel, tema mees oli meeleheitel, tema tütar oli meeleheitel ja mina jäin. Olin just tulnud pühapäevakoolist. Jäin. Kui kell sai umbes 3, nad saabusid. 12 poissi, 12. Nad ümbritsesid koha ja jäid seisma. Nad ütlesid nii. Kus on see õde, kes ütleb, et tal pole meest, aga tal on? Siis ma küsisin, aga rääkige, kes see mees siis on? Poiss, see sama, kellega inimesed täna abielluvad, eks? Mis asi see on? See zeu. Teil on küll. Kui te siia kanti tulete, siis ma näen teda. Ta paneb oma käe teie õlgadele. Näete, kui te sisse tulete, ta jääb väljapoole. Ja ta on nii suur, et ma ei näe tema nägu. Siis tuletas issanda vaimule meelde, kes see oli, eks. Siis ma mõtlesin, tõesti, see on mu sõber. Siis hakkas issand mind kasutama ja nad hakkasid end ebamugavalt tundma, eks. Ja mõned nutsid ja siis tema, kes oli seal keskel, see usust taganenud presbüter, alistus Jumala ees, eks. Ta laskus põlvili ja ütles, ma tahan Jeesuse juurde tagasi tulla. Selles olukorras andis mulle relvad üle. Need, kellel olid relvad, panid need maha ja mina jäin seisma. Nad andsid alla. Nad andsid alla. Jumal. Nutsin, siis läksin, kallistasin, ta nuttis palju, nuuksus. Orei. Täna on ta endiselt presbüter, juhib kogudust, ma ei ütle, mis kogudusega tegu oli, aga nii see oligi. See oli esimene kord, kui Jumal minuga Sao Paulos nii tegutses. Siis 7 tulid tagasi kogudusse, 5 ei tahtnud. Nendest 5 3 surid. Ainult 1 on elus. Neil oli võimalus. Neil oli võimalus, aga need 7 kõik pöördusid Jeesuse poole tagasi. Ja ma tõin 7 bandiiti usule. Ja huvitav on see, mida ma ütlen. Selle kuu jooksul, nende 4 aasta jooksul, ma läksin jutlustama ühte väga-väga suurde kirikusse. Ma ei ütle, mis kogudus see oli. Ja ma ütlesin neile, nii, vaadake, ma ei tea, mida ma teen, sest nad käisid väga tihti minu juures kodus. Ma ütlesin nii, ma ei tea, mida ma teen. Ma lähen jutlustama väga suurde kirikusse ja mul on vaja ilusat riietust, ilusaid kingi, kuidas ma ennast esitleksin. Ma lähen ja üks neist ütles nii, sa näed väga ilus välja. Siis ma meenutasin seda lugu Taavetist. Kui Taavet tundis soovi juua Petlemma vett, kas mäletad, et 2 tema sõdurit läksid alla, tapsid mitu inimest ja tõid Taavetile vee. Nii et kallid, isegi selles, mida me soovime, peame olema ettevaatlikud, kelle ees me oma soove välja ütleme. Ja ma ütlesin neile oma soovi. Ma ei tea, mis juhtus. Ma tean ainult seda, et kui kell sai 2 öösel, jõudsid nad kohale. Kaasas seelik, kas siit pluus kingad suuruses 38, keegi läks koju ilma riiete ja kingadeta. Aga tema täitis oma unistuse. See riietus on mul olnud juba üle 10 aasta. See king on mul siiani alles. Vaat kus Sellepärast ütlebki piibel. Kas sa tead, kuidas Jumal tegutseb? Sest kõigil ei lähe ju kõik nii sirgjooneliselt, nii korralikult, nii täpselt. On asju, mis on nagu üks Brasiilia populaarne laul, läheb ühest tänavast sisse ja tuled teisest välja. On asju, mis juhtuvad, mis on prohveti elus müsteeriumid, et isegi tema ise jääb mõtlema, mis see on. See on issand. See on issand. Ja nad tõid selle. Ja ma läksin, jutlustasin. Ja siia nii, kui ma kinga vaatan, siis ma naeran. On sellised asjad, kui sa räägid sellest, siis inimesed jäävad mõtlema, aga nad teevad seda ikkagi. Sellepärast, kui mul on mingi soov, siis ma isegi kardan seda välja öelda, sest ma ei tea, milleks vend on võimeline, et seda mulle tuua. Nii et isegi selles peame olema väga targad. See on tõsi, see on tõsi, see on tõsi. Au Jumalale! Näete, vennad, kui imeline on teenida meie issandat. Ta hoolitseb meie eest. Jah, teie, kes mõistate kohut nende bandiitide üle, eks, kes pöördusid. Võib-olla olid nad seal uue pöördumise juures, siis uus pöördunu, eks.
Nad läksid sinna, röövisid kedagi, ma kujutan ette, võib-olla, või röövisid mõne poe, mine tea. Aga nad andsid sellele ühele uued riided, pastor Deborah. Ma olin hämmastunud. Seega me ei saa kohut mõista, sest on inimesi, kes on alles protsessis, eks. Aga vennad, mis mind siin kõige rohkem liigutas, teate, mis see on? Jumala hool, armastus. Jumala ustavus oma laste, oma eksinud lammaste vastu. Lammaste vastu, kes mingil hetkel eksisid teelt. See mees oli presbüter. See mees oli pettunud, sest ta kaotas oma naise. See on ju ilmne, eks. See on väga suur kurbus. Aga vennad, isegi nii. Jumal oli selle mehe vaimulikus elus ustav. Jumal päästis selle mehe, sest on asju, mis juhtuvad elus, eks. Meie ei tea midagi. Meil ei ole millegi üle kontrolli. Ja mõnikord juhtuvad tragöödiad. Perekondlikud tuhtused juhtuvad. Ja me peame oma lootuse panema issanda peale, sest tema tahab taevarahvast täis teha. Amen. Ära unusta seda. Jumala suurim eesmärk ei ole maa täitmine. See on taeva rahvastamine. Seega, Jumal rõõmustab oma pühade surma üle. Jumalal on hea meel meid enda lähedal näha. Loomulikult on tal meie jaoks siin maa peal plaan, nii et kui sa oled elus, kui sa hingad, ela nii, nagu see oleks su viimane päev, nagu Jeesus tuleks täna tagasi. Anna endast parim, püüdse end veelgi enam. Hülgapatune elu, ära mängi vaimsete asjadega. Kas sa saad aru, need mehed päästeti, sest see ingel, kes oli selle naisega, oleks võinud nad tappa. Ta oleks võinud nad hävitada, aga Jumal on ustav. Jumal ei taha kedagi hukka mõista, ta tahab päästa. Amen. Aus Jumalale. Nii, et nüüd ma palun, et sa jagaksid seda. Muide, ma jätan Weedcasti lingi. Selle õe täieliku tunnistuse link on siin. Ta rääkis kõik ühes podcastis seal. Ma jätan selle siia videokirjeldusse. Sobib, et saaksid tema videot täielikult vaadata. Ja ära unusta, telli minu kanal siin. Iga päev tahan sulle tuua õnnistatud sisu, et tugevdada sinu usku. Sobib? Jumal õnnistagu sind. Ma jätan siia ka 2 videot, mida saad vaadata. Vali üks neist, et sa millestki ilma ei jääks. Ma olen kindel, et see õnnistab sind väga. Suur välistus.